Eelmine nädal me ka tegime sellise kiire kõne kõikidele hooldekodujuhtidele ja meie inimesed said mitmeid küsimusi nüüd selle motivatsioonimeetme kohta, millest meile täna ongi Ivar Sikk siis Sotsiaalministeeriumist rääkima tulnud ja kasutage kindlasti seda võimalust, küsige hästi palju küsimusi, ma annan endast parima, et kõik need küsimused edasi anda. Tere kõigile minu poolt. Mina olen Ivar Sikk ja olen hoolekande osakonna juhataja Sotsiaalministeeriumis. Meil on tegelikult, selle meetme kohta on ka üks väike selline tutvustav tekst, arvata võib kõigile teile nagu kättesaadav juba olnud eelmisest nädalast. Ja selle sama info põhjal ma annaksin lühidalt selle ülevaate siis, mida see motivatsioonimeede endast kujutab. Räägiks siis eesmärgist, räägiks nendest tingimustest, kuidas kvalifitseeruda siis selle meetme kasusaajaks ja teiselt poolt ka siis, mis need toetuse siis täiendav informatsioon, mida me siis soovime saada, ka sellest räägin natukene. Ja võib-olla tõesti panustaks rohkem nende küsimuste peale, mis võib teil kindlasti olla. Et võib-olla ajakavaliselt nimetaks seda veel nii palju, et kuna see vahendid on seotud ka riigieelarve lisaeelarvega ja lisaeelarve menetlemine praegu Riigikogus veel käib, mitte lisaeelarvega 2021 siis eelarve. Et siis nende rahaline maht sõltub ka sellest, et millal see seadus siis eelnõuna Riigikogus vastu võetakse. Ja praeguse info kohaselt peaks olema kusagil novembri lõpus. Et me oleme selles mõttes nagu ajakavas, et umbes novembri lõpus me loodame ka siis uuesti selle ministri määruse juba ametlikult ära kinnitada. Nii et praegusel juhul, teie küsimused oleks väga kasuks, juhul kui me peame ka seal midagi muutma, siis me seda teeme. Aga kõigepealt alustaks siis üldse selle meetme nagu eesmärgist, et eesmärk on igal juhul see, et motiveerida ja stimuleerida siis omalt poolt tervise ja ohutuse aspektist siis neid tulemusi saavutada nendes hoolekandeasutustes. Ja nagu siin pealkirjas või selles motivatsioonimeetmes ka kirjas on, et siis eelkõige on see meede sihitud ööpäevaringsetele asutustele, kes siis pakuvad kas üldhooldust või erihooldust. Ja kuna arvata võib, et see vaktsineerituse teema on erinevad nagu raskusastmega selle 200 asutuse aspektist, et siis selles mõttes me igal juhul oleme võtnud seda kui sellist toetust juhtimaks ära seda, et inimesed saatsid vaktsineeritud. Sest ööpäevaringne siis teenuse pakkumine on valitud just selle tõttu, et seal need samad kliendid on kõige rohkem võib-olla haavatumad sellest aspektist, et nad sõltuvad väga palju sellest, kes nende ümber teenust pakuvad ja mis inimesed seal ümberringi on. Et eelkõige nemad nakatuvad siis töötajate kaudu. Ja selle tõttu on ka selline esmane eesmärk on see, et töötajad saaksid vaktsineeritud hoolekandeasutustes, nii eri- kui üldhooldusest räägime. Ja teiselt poolt on ka see, et kuna selle meetme käivitamine sai alguse kusagil 6 aega tagasi ideena, siis oli ka selge see, et tõhustusdoosid saavad kättesaadavaks ja seetõttu sai ka seotud sellega, et lisa siis toetust on võimalik saada ka see, kui mida rohkem on siis kliente tõhustusdoosidega vaktsineeritud. Nii et 2 sellist põhitingimust. Üks on see, et töötajad oleksid vaktsineeritud ja teine on see, et tõhustusdoosidega siis kliendid saaksid vaktsineeritud. Ja 3. siis eesmärk on see, et toetada siis just seda juhtimise poolt, et see ülesanne nagu hästi ära täita. Tingimuseks on siis kõigepealt see, et üldse taotlus saaks esitada, on see, et töötajad peaksid olema 9%, vähemalt 9% nagu vaktsineeritud.
ja töötajatena lähevad siis arvesse eelkõige need inimesed, kes ööpäevaringset teenust pakuvad ja teiselt poolt kõik teised nii-öelda asutuse palgal olevad inimesed, kes siis kaudselt on selle asutusega ja tegelikult selle ööpäevaringse teenusega nagu seotud. Olgu see juhid, olgu see siis abipersonal, olgu see kokad, olgu see näiteks raamatupidajad ja nii edasi, nii edasi. Ehk ütleme, töötajaid me arvestame nii teenusepakkujaid, kes konkreetselt kliendiga tegelevad, kui ka selle asutuse siis töötajad, kes kaudselt on tegelikult selle ööpäevaringse teenusega seotud. Teine siis, kuidas me arvestame seda vaktsineerituse taset, et vaktsineeritud on siis isik, kellel on siis vaktsineerimine lõpetatud, ehk kas siis 1 või 2 doosiga sõltuvad sellest, mis vaktsiini on siis töötajad saanud. Ja teiselt poolt on ka vaktsineeritud isikuga võrdsustatud isikud, on Vabariigi Valitsuse siis korra järgi, on need, kes on saanud kas 1 doosi ja seejärel on läbi põdenud selle COVID-haiguse ja sellest ei ole rohkem möödunud kui 1 aasta. Või siis on see, et on läbi põetud see COVID-19 ja seejärel saadud siis esimene vaktsiinidoos ja samamoodi, et sellest ei ole siis möödunud rohkem kui 1 aasta. Et ka need isikud on siis arvestatud nii-öelda vaktsineeritud töötajate staatusesse. Kolmas tingimus on siis see, et on kehtiv tegevusluba, on Tööinspektsioonile esitatud töökeskkonna ohutustegurite riskianalüüs ja tüüpiliselt on siis see, et ei oleks maksuvõlglusi, ei oleks aruandlusega mingeid kohustusi, siis kohustused täitmata või siis, et pankroti või likvideerimismenetlus. Ja samamoodi on see üsna selline tüüpiline, et ka samal eesmärgil ei ole muid toetusi nagu saanud kas kohalikult omavalitsuselt või riigilt. Aga tõenäoliselt kattuvaid nii-öelda toetusi tegelikult skeemina me oleme ka seda jälginud, et kattuvaid toetusi praegusel juhul me ei näe, et oleks olemas. Et siin on küll nii kohalikule omavalitsusele suunatud täiendavaid, eks ole, COVID vaktsineerimisega seotud meetmeid, kuid nagu ma ütlen, et meie selle meetme eesmärk on eelkõige see, et me võtame seda kui asutuste juhtimisülesannet ja see on mõeldud eelkõige toetusena siis asutusele, kes peaks täitma siis selle eesmärgi, et töötajad saaksid kõik vaktsineeritud. Ja siin meil on tegelikult tingimustena ka mõningad muud variandid, ka teie sellest infobukletis on kirjas see, et ei tohiks asutusel olla pooleli olevaid rikkumismenetlusi. Meil on see praegu küsimärgiga üleval, kas see kohustus panna või mitte, sest arvata võib, et siin võib olla tegelikult palju selliseid rikkumismenetlusi nagu käimas, mis ei ole võib-olla otseselt seotud COVID-iga ja hakata nii-öelda neid asju selekteerima, et me tahaksime tegelikult seda meedet hoida võimalikult lihtsana ja arusaadavamana. Et see teema praegusel juhul on nii-öelda küsimärgiga, et seda ma ka siia slaidide peale ei ole pannud. Nüüd taotluse siis esitamine, et eelkõige on Sotsiaalkindlustusamet see, kes siis neid taotlusi menetleb. Töötajate puhul me soovime isikukoode teenuskohtade järgi, sest meil on olemas, eks ole, tegevusload ööpäevaringsete tegevuskohtade kohta, seal on teada nii tegevuslubadel toodud kohtade arv kui ka töötajate arv, me saame selle nagu välja võtta. Et selles mõttes kõik need isikud, kes on ka teie arvestuse järgi ööpäevaringse teenistusega seotud või siis on seotud asutuse nii-öelda muu funktsiooniga, et nende töötajate kohta me soovime isikukoode. Ja teiselt poolt siis soovime kindlasti kinnitust nende teiste täiendavate tingimuste täitmise kohta, millest ma nagu mainisin, et need andmed võivad veel täpsustada.
Toetuse taotlemisel siis klientide puhul me võtame arvesse eelkõige viibimiskoha andmed, mis on esitatud Staari kaudu, kuid ma ütlen ka siin võib tegelikult see tingimus nagu muutuda sellest aspektist lähtuvalt, et kas me saame need andmed sellisest korrastatud, et rahvastikuregistri ja Staari esitatud andmed omavahel klapivad, et siin on veel lahtiseid kohti, nii et sellest võib sõltuda ka see, et mis andmed me võime täiendavalt võib-olla ka asutustelt küsida. Aga praegusel juhul meil on plaan igal juhul see, et riigi käes olevate andmete põhjal me tegelikult vaatame selle klientide vaktsineerituse ära ja just ütleme selle sama tõhustusdooside vaktsineerituse astme. Siis taotluste menetlemiseks me loodame seda, et 1. detsembrist me oleme tegelikult avatud taotlustele ja taotluste menetlemine on siis planeeritud kuni 15. jaanuar, kuid siin on üks lisatingimus, mille osas on ka praegusel juhul nii-öelda arutelu all, on see, et vaktsineerituse nagu taset me arvestaksime aasta lõpu seisuga. Et ütleme, aasta lõpu seis on see, kus siis peaks olema töötajate vaktsineeritus 9% ja klientide vaktsineeritus siis tõhustusdoosidega sõltub sellest, et mis protsendina ollakse nagu jõutud. Ja see on nii-öelda sellest aspektist lähtuvalt, et kuna riigieelarve on aastapõhine ja see on käesoleva aasta nagu eelarve vahendid, mida me kasutame, siis tegelikult peaks olema kohustused võetud nagu selle aasta viimase kuupäevaga hiljemalt. Aga taotluse esitamine saab jääda nagu siis jaanuarikuusse. Jälle siin sooviks ka võib-olla teiepoolset tagasisidet, juhul kui see tundub kuidagi takistus olevat, et oma menetlusega hästi nagu hakkama saada või taotlusega. Ja võib-olla viimane siis slaid on toetuse suuruse kohta, et see on ka tegelikult meedias läbi käinud, et meil on 120 eurot arvestatud praegu eelarvena töötaja kohta ja siin ettevõtteid me ei arvesta, kõik tegelikult ettevõtted, kes ööpäevaringset teenust pakuvad, on abikõlblikud, aga me oleme näinud seda ette, et kui ettevõtted, kus on alla 10 töötaja, siis me ei hakka seda 120 eurot kuidagi korrutama 5 või 6 töötajaga, vaid minimaalne siis summa on 1200 eurot ja sealt edasi siis sõltub sellest, et kui palju siis töötajaid 10 pluss on, korrutatakse see läbi siis 120 euroga. Ja nagu mainitud, siis toetust võib suurendada vastavalt siis klientide vaktsineeritusele just tõhustusdooside ja sealt hakkab nii-öelda siis lisa toetus kehtima sellest, kui vaktsineeritus tõhustusdoosidega on vähemalt 50%. Ja siin on toodud vahemikud 50–90%, et seda lisa siis nagu raha on võimalik saada tegelikult maksimaalulatuses veel 128 eurot nagu juurde, nii et ütleme töötaja kohta on võimalik maksimaaltoetust, kellel on 9% tõhustusdoosidega kliendid vaktsineeritud ja töötajad 9% vaktsineeritud, on siis töötaja kohta võimalik arvestada 228 eurot toetuse summana. Ja üks kindlasti diskussiooni all ka valitsuses oli see, et kas me peaksime seda kasutust kuidagi reguleerima, siis siiani Sotsiaalministeeriumi nagu selline seisukoht on olnud, et me ei tahaks seda kasutust reguleerida just sellest aspektist lähtuvalt, et kuidas see vaktsineeritus on saavutatud, on väga erineval moel. Et minu kontaktid ka erinevate nagu hoolekandeasutustega, et ma tean, et siin on et töötajaid saada vaktsineeritud, on siin väga erinevad meetmeid, alates sellest, et mingeid toetusi makstakse või lisapuhkust makstakse või ka aastalõpu nii-öelda preemiad on planeeritud nendele, kes on vaktsineeritud. Et siin on väga palju erinevad meetmeid teilt kasutatud ja selle tõttu, nagu ma ütlen, see on juhtimisülesanne ja me seda summat, mis siis asutus saab, ei hakka kontrollima, kuidas seda on kasutatud, kuid me omalt poolt
et loodame kindlasti, et see raha uuesti investeeritakse nagu inimestesse ehk ütleme sellesse tervise ja ütleme sellise ohutu keskkonna ja inimestega seotud nagu investeering, et me loodame, et see raha läheb kindlasti õigesse kohta. Et nii nagu on vaktsineerimises, on see omaette juhtimisülesanne, me usume, et ka juhitakse ka selle raha kasutust väga otstarbekalt. Ja siin omalt poolt ma lõpetan, aitäh! Meil on tulnud siia ka mõned küsimused. Küsitakse nende töötajate kohta, kes nüüd on lapsehoolduspuhkusel või sünnituslehel, et kas nemad viivad selle nii-öelda mittevaktsineerituse protsendi või siis vaktsineerituse protsendi alla? No me oleme nagu seda aspekti ka arutanud, et me usume seda, et teilt asutustes see ei ole väga suur hulk inimesi, et kes nüüd seda protsenti nii palju nagu mõjutab. Et nagu ma ütlen, et üks selline printsiip on olnud see, et me ei teeks väga keeruliseks, väga erinevate nagu selliste tingimustega seda määrust, vaid selles mõttes me oleme arvanud seda, et kui on lapsehoolduspuhkusel või on ka nii-öelda siis lapsega kodus inimesed, kes on palgal sellel asutusel, et need peaksid minema töötajate arvestuses arvesse. Et selles mõttes me arvame, et see ei ole nii suur nagu hulk inimesi, kes väga oluliselt mõjutab seda protsenti. Aitäh, siis siin on kommentaar, et üks on olemas isikuid, kes ma eeldan siis on alles võib-olla hooldekodusse läinud, kes on hooldekodu COVID-i läbi põdenud, aga nad ei tohi veel esimest doosi teha, kuna 6 kuud ei ole möödas, et kuidas selline olukord seda meedet siis võib mõjutada? No me kiiresti määruses toome selle aspekti nagu välja, et kes see siis tõhustusdooside nii-öelda klassifitseerub sinna tõhustusdooside saajate hulka ja kes mitte. Et ka praegusel juhul Tervisekassa nii-öelda andmed, analüütikute andmed välistavad need inimesed, kes on siis kas põdenud vähem kui 6 kuud tagasi või siis saanud selle doosi vähem kui 6 kuud tagasi, et siis need inimesed võetakse nagu välja sellest protsendi arvestusest. Nii et ütleme, see 6 kuu piir on nagu arvestatud nende inimestele, et kes ikkagi ei ole näidustatud, et peaksid tõhustusdoosi saama, et need inimesed on sellest arvestusest nagu väljas. Aga nagu ma ütlen, et klientide puhul me loodame seda, et me saame tugineda nagu riiklike andmete peale, nii et selles mõttes seda arvestust vast asutused ise tegema ei pea. Aga jälle minu kogemus nagu erinevate asutustega, ma tean, et nad tegelikult selliseid arvestusi ja neil on teil pilt üsna selge. Aga jah, et lühike vastus on see, et nad ei ole arvestatud siis, kes on põdenud või siis saanud alles selle vaktsineerimise lõpetatud see vähem kui 6 kuud tagasi, et siis need inimesed on väljas sellest. Siis küsimus on selle taotluse vormi ja täpsema informatsiooni kohta, et siin on lootust avaldatud, et SKA siis saadab selle kohta selge info, aga mina omalt poolt siis täpsustan võib-olla või vormindan seda küsimusena, et millal võiks asutused saada selle taotluse vormi ja täpse informatsiooni, mis peab siis seal taotluses olema ja millal on need nagu ebakõlad või kahtluse kohad sellest informatsioonist nagu kadunud? No ütleme nii, et see vorm kindlasti on koos selle määrusega, et määruse me tahame, eks ole, novembri lõpuks peab see vastu võetud olema, kui me 1. detsembrist alustame. Ja ma tean seda, et meil on selles mõttes nagu kokku lepitud ka SKA-ga selle vormi väljatöötamine, et see sõltub tõesti sellest, et andmete kvaliteedist, millest ma rääkisin, et praegusel on need mõningad ebakõlad, mis tuleb nagu lahendada ja tegelikult sellest sõltubki, et mis sinna vormi, mis andmeid me küsima hakkame. Nii et oleme nagu ootel, et nii kui see vorm valmis saab, me kindlasti teeme täiendava nagu infobukletiga võib-olla ennem seda, kui see määrus nagu välja antakse. Aga ma loodan seda, et see on järgmise nädala jooksul.
Taaskord on küsitud tõhustusdoosi kohta, et kas tõhustusdoosiks loetakse ka täisvaktsineerituja, kes on siis läbi põdenud, ehk siis ma saan aru, et ta on 2 doosi saanud, eks ju, ja siis põeb läbi. Et seoses just selle tõhustusdoosi koefitsiendi arvutamisega. No tähendab, alates 6 kuust, kui sa oled ka läbi põdenud, siis on see tõhustusdoos nagu nähtustatud, et sa võid seda saada. Nii et siin on ikkagi see sama 6 kuu nagu teema. Et kui 6 kuud on möödas, siis sa põhimõtteliselt oled nii-öelda tõhustusdoosi saaja ja siis sa pead sellega nii-öelda, eks ole, ära saama. Kui sa jääd 6 kuu alla, eks ole, siis võetakse nagu sellest arvestusest välja see inimene. Et saan ma siis õigesti aru, et kui inimesel on selle 6 või noh, ütleme praegusel hetkel ta sai 6 kuud tagasi selle teise doosi ja nüüd selle laine ajal ta on COVID-i läbi põdenud, siis seda nii-öelda läbipõdemist ei võeta kui tõhustusdoosi, vaid te peaks ikkagi tõhustusdoosi tegema. Jaa, peale 6 kuud. Küsimus, et kui ühel asutusel on mitu erinevat kodu, eks ju, ja tegevusluba on kõikidele kodudele ehk siis tegevuskohtadele eraldi, kas siis meede ja vaktsineerituse protsent sõltub iga kodu kohta eraldi või asutuse kohta tervikuna? Ei, siin on, et meetmes me arvestame asutuse kohta tervikuna. Aga kuna meie andmed on nii-öelda tegevuskohtade põhiselt võimalik nii-öelda siis vaadata, kas teie poolt esitatud andmed on nagu õiged, või siis on siin mingid ebakõlad, et teiega nagu seda lisainformatsiooni küsida, siis meie andmed põhinevad tegevuskohtade põhiselt ja sellepärast me küsime ka teie käest inimeste nagu arvu või töötajate arvu siis tegevuskohtade põhiselt, aga nii-öelda siis motivatsioonimeede rakendub asutuse peale, mitte tegevuskohtade peale eraldi. Nii et keskmised võetakse ikkagi asutuse kohta. Oleme asutus, kes põdes viirushaiguse läbi aasta tagasi ning kliendid ja töötajad on kevadel saanud kätte teise doosi. Ma saan aru, et siis nende arstid on osaliselt arvamusel, et tõhustusdoosi tegema sellisel juhul ei pea. Passid aeguvad aastaga ning kuidas neid inimesi siis määratletakse? Ikkagi nii nagu valitsuse kord on ette näinud ja tegelikult haigekassa ja kõik, kes vaktsineerimisega tegelevad nagu lähtuvalt sellest valitsuse nagu korrast, et kui ikkagi 6 kuud on möödas, siis põhimõtteliselt peaks olema kas tõhustusdoos saadud, et vastasel korral nii-öelda siis siia motivatsioonimeetmesse ei klassifitseeru, kui need inimesed nii-öelda viivitavad veel aasta või ütleme, kui nende, eks ole, perearstid või keegi, siis ma arvan, et siin ongi ka jälle, ütleme, see sama juhtimisteema, et see info tuleks siis tuua välja, eks ole, haigekassale ja nii edasi. Et kindlasti, ütleme, ikkagi nagu seisukoht on see, et 6 kuud ja peale seda peab see tõhustusdoos nagu olema võimalik ja saadaval. Siis siin on täpsustav küsimus töötajate arvuga, et kas eeldatav töötajate arv tuleb siis esitada asutuses 31. detsembri seisuga? Jah, põhimõtteliselt küll, et me võtame seda vaktsineerituste töötajate arvu siis 31. detsembri seisuga ja tähendab selle motivatsioonimeetme nagu toetuse välja arvutamisel me lähtume siis Maksu- ja Tolliameti nagu avaandmetest, et eelkõige sealt me kontrollime. Kui seal tekivad suured vahed siis nende andmetega, mis asutus esitab, et siis kindlasti me nagu esitame lisapäringud ja teeme selgeks, kus need vahed tekivad. Selline küsimus, et kui töötaja ei olnud tervislikul põhjustel vaktsineeritud, ja ta esitab selle tõestamiseks arstitõendi, et kas siis see läheb ka arvesse? Kui töötaja on vaktsineerimata sellepärast, et on tervisetõendiga. No jälle minu info kohaselt on neid inimesi üsna vähe, kes vaktsineerimise poole pealt siis saavad sellise tervisetõene, et nad ei peagi vaktsineerima. Et
ma võin selle üle täpsustada, aga minu teada on see, et kui sul selline tõend on ikkagi arstitõend olemas, et sa ei pea vaktsineerima, siis see kindlasti läheb nagu arvesse. Aga neid inimesi minu teada on väga vähe. Küsitakse veel, et kui töötajate see vaktsineerimise protsent asutuses või üldine vaktsineerimise protsent asutuses on 89%, et kas siis see taotlus lükatakse tagasi või on võimalik väiksemas summas kompenseerimine? Et siis lükatakse tagasi, et ütleme, see on nagu selline lävend, et töötajate puhul, et 90%, vähemalt 90% peab olema nagu vaktsineeritud. On kommentaar, et tõhustusdoose ei tehta läbi põdenuile, kes on ka vaktsineeritud, et kuidas seda arvestatakse taotluse menetlemisel? Tõhustusdoos ei tehta nendele, kes on läbi põdenud ja ka vaktsineeritud. Ja. Peale kuud ikkagi tehakse. Et kui on sellised juhtumid, siis kindlasti oleks ja nendest teada, aga korra järgi on ikkagi see ja mis on ka arstide poolt, eks ole, nii-öelda nagu toetatud, on see, et kui sa oled läbi põdenud või vaktsineeritud, siis 6 kuu pärast peaksid ka saama tõhustusdoosi. Et eelmisest küsimusest, kui oli sarnane asi, siis te ka ütlesite, et siis peaks pöörduma haigekassa poole, et kui mingisugune perearst või keegi on seisukohal, et siis ei peaks vaktsineerima või seda tõhustusdoosi andma. Ma arvan küll, et selles mõttes need ebakõlad, ma arvan, et kindlasti ka haigekassa on huvitatud, et kus, eks ole, sellised ebakõlad nagu tekivad ja leida siis ühine lahendus, et kuidas sellest nagu mööda minna, sest ma arvan, et see võib olla, eks ole, esmatasandi tervisekeskuste võib-olla teema, eks ole, kus erinev lähenemine võib olla, eks ole, perearstidel, aga see ei tohiks saada nagu takistuseks, et inimene vaktsineerimata jääb selle tõttu. Kui 25 töötajast 90 on 22,5 ja kui 3 töötajat on lapsega kodus, siis näiteks selle konkreetse asutuse puhul ei tule see protsent täis. Ma saan aru, et see on selline murekoht pigem. Jah, aga ütleme, neid murekohti võib olla ka teisi, aga me selles mõttes oleme ikkagi nagu praegu vähemalt sellel seisukohal, et me ei hakka selliseid erisusi nagu välja tooma. Neid erisusi võib olla hästi palju ja erinevaid, et me ei suuda seda tegelikult nagu lõpuks ära manageerida. Et selle tõttu meie seisukoht on praegu ikkagi see pool, et need inimesed, kes on ka kodus, töötavad või siis ka lapsega, et kui neil on võimalus vaktsineerida ja nii-öelda ei ole mingeid vastunäidustusi, miks mitte vaktsineerida, et siis peaks ka nende inimestega tegelema. Sest meie huvi ju tegelikult, laiem huvi on see, et Eesti inimesed oleksid vaktsineeritud, ka need, kes on kodus ja lastega. Kuidas ja kuhu arvestatakse vabatahtlikud ja asendusteenistuse mehed? Kui nad on siis nii-öelda asutuse palgal, siis need ja ütleme, Maksu- ja Tolliametist on ju näha, et need inimesed on asutuse poolt makse maksnud ja töötasu saanud, et siis need lähevad arvestusse sisse. Nii, tuuakse välja siis juhendist tsitaat, et ka siis, kui COVID-19 haiguse läbipõdemisest on möödunud rohkem kui 6 kuud, vaktsineerida vaid 1 doosiga pikaajalise kaitse tagamiseks. Läbipõdenutel ei ole teise doosi tegemine vajalik, samuti võib sellisel juhul olla vaktsiini reaktogeensus. Siin on nüüd kahjuks lause jäänud pooleli, et ma saan aru, et juhendis vist on praeguse seisukohaga mingisugune vasturääkivus. Aga see valitsuse juhendis? Siin ei ole täpsustatud, missugune juhend see on. No võib-olla ongi siis see, et võiks selle nii-öelda märkuse saata meiliga, et saaksime nagu üle vaadata. Sest ütleme selles mõttes, et ega ka meie, eks ole, ei kontrolli seda vaktsineeritust ja nii edasi, seda teeb Terviseamet, eks ole, ja selles mõttes nemad kindlasti võtavad kõikidest nendest ametlikest dokumentidest, keda klassifitseerida, keda mitte.
et selles mõttes oleks hea, kui mingites juhendites on nagu vasturääkivused, et seda teada. Siis tõhustusdooside juhendis on kirjas, et immunoprofülaktika ekspertkomisjoni otsusega ei tehta läbi põdenuile, kes on vaktsineeritud tõhustusdoosi. Et see on siis järelikult see põhjus, mille pärast küsitigi, eks ju, et kui on see nii-öelda aeg läbi, et kas siis ikkagi peab tõhustusdoosi tegema või mitte, aga see on siis tõhustusdooside juhendist tulnud informatsioon. Okei, aga et ega me ütleme nendele ametlikele juhenditele ja tingimustele vastuollu ei lähe, et igal juhul me oma määruses siis nendest nagu lähtume. Nii et kui, eks ole, minu jutul või ütleme, on vastuolu nende juhenditega, et siis seda me kindlasti arvestame. Et siin nüüd täpsustati vahepeal, et see juhend, mida ma esimesena tsiteerisin, on haigekassa poolt saadetud juhend. Hea oleks, kui saaks tegelikult niiviisi, kui see jõuab ka meili peale, et siis me vaatame kindlasti need üle. Ja ma panen need ise kirja ja siis annan Reelikale selle info ja siis Reelika äkki saab koondada kõik need. Ja saata. Siin on tulnud veel üks kommentaar. Hoolalused on kõik 2 doosiga vaktsineeritud. Hetkel hooldekodus viirus, kõik kliendid positiivsed. Tõhustusdoose ju teha ei saa enne 6 kuud. Kas siis meile toetus ei rakendu? Ja siis nad, ütleme ikkagi on see, et nad ei kuulu, eks ole, sellesse gruppi, kes peaksid seda tõhustusdoosi saama. Ja selles suhtes ikkagi nii-öelda klassifitseeruvad või see asutus, eks ole, et selles mõttes nii-öelda me arvestame seda, et need inimesed on vaktsineerimise läbi teinud, nad on, eks ole, ka põdenud vähema perioodi jooksul, kui 6 kuud ei ole sellest, eks ole, möödunud, siis järelikult need on kui tõhustusdoosiga saanute hulka, eks ole, kuuluvad. Aga need me toome kõik täpsused nagu välja seal ka määruses. Okei, praeguse hetke seisuga mul rohkem siia jutunurka küsimusi ei ole tulnud. Aitäh Rein Sikule. Ivar Sikule. Vabandust, Ivar Sikule. Ja loodame siis, et kõik saate alates detsembrist või siis jaanuarist juba hakata taotlema seda tõhustusmeetme. Või tähendab seda motivatsioonimeetme siis rakendamist endale.